Nii. Parampara ja upsassa ja laivis me olemegi. Soundcheck. Oh. Oi. Upsassa. Nii, ongi olemas. Alrighty. Kurikuulus krüptoraha sissejuhatav webinar ongi ametlikult meil siin Facebookis laivis. Laseme vaikselt inimestel koguneda. Juba 18 inimest, üliäge. Ootame siia ikkagi, no ma ei tea, palju võiks tulla, Armin, mis sa arvad? 111. 111, vau. 77. Mu sünniaasta 88, küllus aasta 88 inimest oleks päris cool. Aga palju iganes neid tuleb, kes te olete täna siin laivis vaatamas, võite kirjutada siia midagi, öelda tere kommentaaridesse või kus te seda laivi kuulate ja kes te vaatate recordingut, kirjutage, et vaatate recordingut, siis pärast on hea ülevaade sellest ka. Aga ilmselt Marketechersi inimesed, kes siin grupis on juba pikemalt aega olnud, on tähele pannud, et me räägime väga palju Forexist ja viimasel ajal natukene rohkem ka krüptost ja just nimelt näiteks viimasel eelneval pühapäeval oli siis, rääkisime sellest kõige magusamast osast ja maksudest ja kuidas makse maksta ja kuidas mitte hoiduda, kuidas optimeerida. Ei, ma ei soovita kellelgi maksedest hoiduda. Korda teha ja lapsed tahavad lasteaias käia, aga optimeerida makse on väga mõistlik ja sellest käis rääkimas üks väga inimene meil, kes tahab vaadata, siis siin allapool natukene kerides on pühapäevane software hangout, kus rääkisime maksudest ja nende tasumisest ja krüptos või nende mittetasumisest ka sellest. Aga täna räägime hoopis krüptomaailmast natukene, mulle meeldiks võib-olla öelda krüptomaailmast, mitte krüptorahast kui sellisest ainult, sest et ma näen seda, et krüptoraha on üks kõige lihtsamaid ja kõige nagu võib-olla enam levinud, enam kuuldud aplikatsioone tegelikult ju plokiahela peale. Et mulle krüptomaailm väga südamelähedane ja me ilmselt oleme aru saanud, et see on siin mitte ainult enam ühe liblikase, et siin on selleks, et jääda ja ma julgeks öelda, et see muudab maailma väga kardinaalselt ja on juba seda tegelikult teinud erinevaid sektoreid, nii finantssektorid kui ka tegelikult väga palju muid, on see transport või mis iganes, et see täna ikkagi plokiahela tehnoloogiat kasutatakse väga paljudes sektorites ja ma julgeks ka öelda, et see on väga paljude jaoks once in a lifetime opportunity, mis puudutab ka jõukust ja selle kasvatamist, et väga paljud on siit ikkagi ka minu tutvusringkonnas, väga paljud inimesed on saanud kas üleöö või üle mõne öö või üle mõne aasta väga jõukaks, kes rohkemal, kes vähemal määral. Ja paari sõnaga siis võib-olla taustast, et ise olen ka krüptomaastikul olnud aastast 2016. Ostsin esimest korda, mäletan Ethereumit, kui ta maksis $8 ja täna on ta siis umbes 3000. Ei, ärge saage valesti aru, ma ei ole neid siiamaani hoidnud, müüsin siis, kui oli 13. Come on, see on juba seal mingi 6-7-80% peast lihtsalt ütlesin kasvu, millise varaklassiga sa võid teha kuu ajaga sellist profitit. Aga need on omaette jutud, need kõik saamata jäänud kasumid ja miljonid, nii et nendest võin rääkida teistel hetkedel ja võib-olla kuskil saunalava peal natukene pisarat poetada, et need otsused tehtud said. Aga kõik on millekski vajalik ja kõik juhtub põhjusega ja ju siis ei olnud minu kord veel seda, ma ei olnud valmis selleks külluseks tollel hetkel, kuid nüüd olen. Ja
ja kuna krüpto on nii kuum, siis mul on üks väga hea sõber, kellega tuli juttu, et tal on tegelikult olemas väga põhjalik koolitus, mis puudutab krüptoteemat ja siis me siin natukene mõlgutasime mõtteid ja tulime välja, et aga miks mitte tuua veel väärtust ja Market Hackers Estonia kogukonda ja miks mitte rääkida siis krüptost, sest tegelikult ka meie oma kogukonnaga liigume ikkagi krüptosektorisse ka päris tugevalt järjest sisse ja tänu sellele siis me selle nii-öelda webinari siia kokku panime ja kohale tõingi siis oma väga hea sõbra Armin Pajula on siis ma mingid tiitlid andma ei hakka ja see tiitlite asi ei meeldi, aga lihtsalt ta on kokku pannud väga informatiivse sihukese webinari või presentatsiooni, mis annab nagu, ma kiiresti sirvisin üle ja ma olen väga põnevil ise, et annab tegelikult väga hea ülevaate, just nimelt ülevaate lihtsalt, sest see maailm on meeletult kiiresti kasvav. See, kui mina alustasin 2016 krüptoga, mis täna viimase aasta või 2 juhtunud on nii palju uusi termineid, nii palju erinevaid lahendusi, katus sõidab pealt ära, see ma arvan, et kõige kiiremini arenev sektor üldse hetkel, et see on täiesti crazy, mis siin toimub ja ma mäletan, kui me olime nagu all in ainult krüptos, siis tekkiski selline veits anxiety või siuke ärevus ja sa tahtsid kõigil kursis olla, neid gruppe ja kogukondi oli nii palju ja seda infot voolas kogu aeg peale ja lugesid hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni ei maganudki, et tahtsid sellest maksimumi nii-öelda välja võtta, aga ilma pikema jututa, sest et mina ei ole täna see superstaar üldse, et on siin, nagu ma ütlesin juba, sõber Armin, kes viib teid põgusalt kurssi, mis see krüptomaailm on, millised on seal ohud, mida peaks teadma, sest et siin paratamatult siin on kus on sellised uued lahendused, siis seal on ka väga palju selliseid ohukohti ja see on ka üks asi, mida inimesed kardavad, aga inimesed ei karda tegelikult seda krüptomaailma, nad kardavad seda, mida nad ei tea. Sa ei karda ju ka tegelikult pimedust, aga sa kardad seda, et sa ei tea, mis seal on. Et lihtsalt teadmatus tekitab inimestel tihtipeale seda hirmu, et nad ei oska seal navigeerida ja tegelikult ju, mis ma veel tahtsin lisada, krüptoraha kui selline ei ole ju üldse teab, mis see, et 2008 väidetavalt siis Satoshi Nakamoto pani selle info kõik ülesse, et see tegelikult ei ole kaugeltki 2008 aasta teema, et kui ma vanasti vist uurisin, äkki juba 80-ndatel või 90-ndatel on proovitud launchida krüptoraha nagu erinevatest allikatest on selle kohta võimalik lugeda, aga on seal küll venelaste poolt ja nii edasi. Lihtsalt see kontseptsioon pidi valmis saama siis ja see võib-olla kõige parem tehnoloogia sai valmis siis, aga ka majandus oli täpselt sellises positsioonis, kus täpselt nagu sobis sinna rusikas silmaauku, ehk siis inimesed otsisid mingisugust alternatiivset varianti ja kõikide asjade kokkulangemus. Ühesõnaga, igal juhul olen väga põnevil, ma loodan, et teie inimesed olete ka väga põnevil, kes te vaatate laivis või kes te vaatate recordingut. Armin teeb meile väga ägeda sissejuhatuse, nüüd võtke oma pastakas ja pliiats ja vaatame, mis Arminil täna meile pakkuda on. Aitäh sulle. Päris pikk sissejuhatus oli. Mul jõudis juba pabin üle minna selle ajaga. Mul korraks lõi väikse sellise pabina sisse, kui sa alustasid. Selle mõttega, kui sa ütlesid, et krüpto on nii kiiresti muutuv ja hästi raske nagu ajaga kaasas käia, seal toimub nii palju asju korraga. Mulle meenus sellega kohe Tarvini tsitaat, et mitte kõige kiirem ega kõige intelligentsem meie ellu, vaid see, kes kõige paremini kohaneb. Et see on nagu siis krüptomaailmas, see tsitaat minu meelest töötab nagu ülihästi, ongi see, mis näitab, et kui sa suudad kohaneda sellega, siis sa lõikad neid vilju sealt niimoodi, et jääb sul mitme põlve jagu seda vara järgi. Ja selline hea raamat on nagu Disrupt You, kus räägibki ettevõtlusest samamoodi, et need, kes kõige kiiremini kohanevad uue mingisuguse tehnoloogiaga ja suudavad selle siis tööle panna ja inimesteni viia, siis neid saadab nagu selline korralik edu. Ja
aga midagi oli veel, mis ma tahtsin, siis Indrek rääkis nii pikalt, mul juba läks meelest ära, mis ma siin veel mainida tahtsin. Ma igatahes hakkan teile jagama siis ekraani. Ma täna endast väga pikalt ei räägiks, sest ma räägiks täna rohkem sellest, mida ma nagu rääkida tahan, on ju. Tiitleid loopima ei hakka, nagu Indrek siin juba ütles, et ma jagan teiega ekraani ja lähme siis kohe suht asja kallale. Nii. Niimoodi. Andke mulle märku, kas on ilusti nüüd näha kõik. Super hästi. Siis on vinge. Nii. Ehk siis tasuta webinar sissejuhatus krüptomaailma. Ja siin Indrek juba mainis, võtke pastakad ja paberid ligi, et siis Fraser Brooks on selle kohta väga hästi öelnud, et lühike pliiats on alati parem kui lühike mälu. Et olgu kui pikk see lühikese pliiats tahes, et kui sa üles kirjutad asjad, siis need jäävad palju parem meelde ja teine asi, mitte isegi meelde, vaid sul on alati võimalik nagu järele vaadata, mis sa oled kirja pannud. Pluss siis, kui sa üles kirjutad, siis sa tegelikult oma peas mõtled natuke läbi, millest räägiti. Nii, ehk siis meil on niisugune väike raamat, kuhu me hakkame siis sisse vaatama, mis see krüptomaailm täpsemalt meil on. Ja tänased teemad. Võtame läbi siis krüptoraha plussid ja miinused. Seal siis lahkame, mis on plokiahel. Plokiahele peamine eelis. Mis on krüptoraha. Siis krüptoraha versus tavaline raha. Ehk siis võrdleme natuke seda krüptoraha, et mis on nagu krüptoraha plussid ja miinused. Võrrelda siis tavarahaga. Ja samas ka krüptoraha rahakott versus siis pank. Et kui me hoiustame kuskil krüptorahakotis või pangas, et mis on seal need plussid ja miinused. Et vaatame neid. Siis vaatame erinevaid krüptorahaga teenimise viise. Seal suht põgusalt käime nagu üle, et see materjal, mis siin läbi tuleb, sellel saaks iga teemaga saaks teha nagu sellise päris pikka nagu mingisugune kas või webinari täitsa. Kui võtta näiteks krüptoraha plussid ja miinused eraldi, on ju krüptorahaga teenimise viisid eraldi ja nii edasi. Täna käime siis sellised põhilised asjad lihtsalt põgusalt üle. Ehk siis on meil hoiustamine, on steikimine, yield farming, on mängimine. Jah, täna isegi saab mängides täitsa krüptoraha teenida või siis elatist teenida, küllust luua ja viimane on siis kauplemine. Ja vaatame lõpus ka 5 suurimat krüptorahaga seotud viga, et krüptoraha puhul on see, et kui sa natuke valesid asju kuskil teed, mingisugune pisik asi, siis sa võid kogu oma varast lihtsalt hetkega ilma jääda. See ongi üks nendest krüptoraha miinustest ja võib-olla miks inimesed seda kardavad ka, et juba Indrek mainis ka, et me kardame seda, kui me ei tea. Aga kui sul on nagu teadmised olemas, mida teha, kuidas teha täpselt, sa tead, mida vältida, siis sa ei astu sinna mülkasse, kus sa siis ära upuksid, et käid ilusti mööda laudteed, tead täpselt, kuhu see viib. Ja lõpuks siis vaatame natukene ka sellist asja, et miks tundub krüptoraha ohtlik, et miks me seda väldime, et inimesed hoiavad sellest nagu eemale alateadlikult, et me peame ennast nagu valima, et me viime ennast nagu sellega kurssi või hakkame sellega tegelema. Nii, aga hakkame siis pihta, mis on plokiahel. Indrek, ma võib-olla paluks sult sihukest asja, et kui seal Facebookis mingeid küsimusi tuleb, et sa võid mulle siis vahepeal võtta ennast näiteks kas või hääle peale küsida või jätame küsimused täitsa lõppu kõik, et mis sa arvad, kuidas me seda teha võiksime? Vastame nendele küsimustele äkki isegi lõpupoole, et käid oma osa läbi ja siis on nagu see flow võib-olla loogilisem. Et sa siis vaata nagu, mis need küsimused on, mis sealt võiks nagu üles võtta, et siis pärast. Muidu sealt pärast tagasi hakata otsima mingi küsimusi on päris keeruline. Nii, mis on plokiahel ja kuidas see töötab? Et plokiahelet võib mõelda nagu sellisel kujul, et on olemas siis failid nagu andmetega kaust, et meil on olemas vanasti olid, meil ongi sellised on ju kaustad, kus meil olid siis erinevad failid sees, on siis mingisugune failide kaust ja plokiahela puhul sisaldab see siis tavaliselt 3 asja. On siis info, see on siis ütleme mingisugused andmed, mis seal selles kaustas on, siis on selle sama ploki
sellepärast nimetatakse nagu plokiahel, et ta on nagu plokk, on ju, praegusel, et saaksid paremini aru, on nagu kaustik, ütleme mingi kaust, kus sees mingi info on. Ehk siis on info ja siis on tal unikaalne kood ehk siis sõrmejälg ja krüptomaastikul kutsutakse seda siis hash, et see näitab ära nagu mis kaustaga täpselt tegu, et igal sellel kaustal või igal plokil on oma kindel kood ja selle järgi saab siis kätte, mis seal selles kaustas on, et on olemas täitsa veebilehed, kus, kui sa paned sisse selle koodi, siis saad täpselt sedasama kausta kätte, mis info seal on. Ja krüpto puhul on tavaliselt see, et siis mis tehingud on tehtud, kes on saatnud, on ju, kellele saatnud ja just aadresside järgi, mitte nagu nimede järgi, et erinevate aadresside järgi. Aga muudes valdkonnas võib-olla mis iganes info, et kui me räägime transpordist, on ju, siis ongi, kes oli vedaja, kes kust midagi peale võttis ja nii edasi, et see plokiahel on nagu, ei ole ainult krüptoga seotud, et see võib olla ükskõik mis valdkonnas. Ja siis, mis veel on eelmise kausta sõrmejälg. Ehk siis info, sama kaust sõrmejälg ja eelmise kausta sõrmejälg ja see teebki nüüd selle ahela, et on meil see üks plokk ja kuna üks plokk sisaldab ka eelmise ploki koodi, siis tekib nende plokkidest nagu ahel ja sealt tulebki see plokiahel. Et meil on näiteks siis hash, kus on siis 3 A-d, järgmine plokk on siis näiteks, kus on 3 B-d ja ta sisaldab ka siis eelmise ploki 3 A-d. Ja siis sealt edasi tuleb juba, ütleme näiteks hash CCC ja sisaldab seda BBB-d. Ja see tekitab selle plokiahela, mis teebki selle nagu turvaliseks ja häkkimatuks, sest et kui nüüd keegi peaks ühte plokki kuidagi moodi muutma, et noh, ikka saab igal pool nagu häkkida, et häkkerid leiavad alati mingisugused viisid, kuidas siis mingeid asju muuta. Et aga plokiahela puhul ongi see, et kui näiteks nüüd esimene plokk midagi muudetakse, siis muutub ka tegelikult hash. Ja nüüd see hash ei klapi teiste hashidega, järgmiste siis plokkidega ja kogu plokiahel nagu kukub kokku nii-öelda ta nagu väär, ta ei tööta enam. Sest et see info enam ei klapi ja minevikus midagi muudeti, järelikult see asi nagu ei tööta, saadaks kohe aru, et mingi asi on siin nagu mäda. Aga kuna täna on nagu nii võimsad arvutid ja on võimalik tervet siis seda plokiahelit korraga muuta, et inimene omab võib-olla nii võimsat arvutit, ta suudab terve plokiahela, seal on ütleme, mingid miljonid plokid juba, aga ta suudab kõik plokid korraga ära muuta, siis ta muudab terve selle plokiahela nagu ära. Aga selle vältimiseks ongi siis võrgustik ja mis teeb selle plokiahelis praktiliselt nagu häkkimatuks, et seda pole võimalik häkkida, sest et üle maailma on siis need plokiahelad erinevates serverites, arvutites, seal 10 000, 100 000, miljonid, sõltub nagu sellest plokiahelast, millest parajasti nagu räägime. Et mõnel on seal 10 000 kasutajat, on ju, mõnel on seal miljonid kasutajat, näiteks Bitcoin on päris suur see kasutajaskond. Ja siis ongi, igal ühel on see plokkide ahel, mis on siis kõik sisaldab täpselt sama koodi, et nad on kõik nagu koopiad ja nad ongi omavahel ühenduses. Et kogu see võrgustik sisaldab kõik ühte infot. Ja nüüd, kui see häkker otsustab, et tema oma arvutis muudab terve plokiahel ära näiteks, siis ülejäänud võrk ei võta seda vastu, sest nad saavad aru, et need ei klapi. Seal tekib kohe error ja need asjad omavahel ei klapi ja seda ei võeta plokiahelas vastu seda infot, mis sealt tuli. Et ainuke viis siis plokiahelat nii-öelda häkkida või mõjutada on see, et kui sinu käes on üle 51% või tähendab 51% siis sellest võrgust. Ehk siis üle maailma sa pead nagu kõikides arvutites, mis on, ütleme 10 000 arvutit, sul peab üle 5000 arvuti olema sinu käes ja samaaegselt teed selle muudatuse ära, siis on võimalik häkkida. Aga kui on ikkagi kõik nagu laiali 10 100 000 arvutid, serverid, siis on võimatu. Et sa peaks kõik asjad nagu korraga tegema. Ehk selline näeb välja nagu see plokiahela idee. Ja ütlen seda, et plokiahel ei ole krüptoraha. Nagu juba Hindrek siin mainis, et krüptoraha on ainult üks osa sellest plokiahelast, et krüptoraha on lihtsalt plokiahela peal ja nimetatakse ka osasid krüptorahasid nagu ka, või ma ütlen, et vahest nimetatakse ka krüptoraha, mis tegelikult ei olegi üldse plokiahelal, et on mingid süsteemid, mis öeldakse, näe, meil on krüptoraha või digitaalne raha, mis ei oma üldse plokiahelat. Meil on läbi aja olnud siin selliseid coin'e või token'id küll, nagu OneCoin, et kui sa oled kunagi kuulnud, et sellel plokiahelat ei olnud, oli lihtsalt üks suur bonsi, kus inimestelt raha sisse kasseeriti ja seal samas siis selle keskkonna sees siis nagu öeldi, et hind läheb üles, et plokiahelat tegelikult ei olnud mitte kuskil. Ehk siis
krüptoraha ei võrdu alati plokiajal ja plokiajal ei võrdu alati krüptoraha, et need on tegelikult eraldiseisvad asjad, mis käivad käsikäes. Nii, ja lähme edasi. Plokiahela peamine eelis. Sugu jääb ära siin vahepeal. Ehk siis plokiahela peamine eelis on detsentraliseeritus. Ja mis see siis tähendab, et vaatame mõnda aspekti, siis mis on detsentraliseeritus ja mis on detsentraliseeritus. Et kuna plokiahel on nagu nii paljude erinevate siis kasutajate vahel nagu laiali, siis see teeb sellest detsentraliseeritud, et ta ongi nagu laiali. Ehk siis esimene asi, tsentraliseeritus tähendab seda, et kontroll on väikese grupi käes. Et mingisugune grupp, ütleme näiteks 10 inimesest koosnev grupp, loob mingisuguse ettevõtte, mingisuguse siis süsteemi ja haldab seda. Näiteks toome näite kas või Facebook, YouTube on ju, sotsiaalmeediat, sellised tuntumad. Et mingi kindla grupi käes on kogu siis see haldus ja nemad siis otsustavad, mis seal nüüd nagu toimub. Ja nende käes on kogu võim siis selle asja üle. Ja teine on siis see, et kontroll on kõikide osaliste käes. Et ehitatakse see plokiahel valmis näiteks ja siis ongi, seda enam seal muuta ei saa, et ta jooksebki järjest kogu aeg, et ei saa enam seda nagu manipuleerida nagu seda muud asja, kus seal väikese grupi käes on. Kui plokiahel oleks näiteks ka ainult 10 inimese käes, siis ongi nad hästi kergelt saavad seal muudatusi teha. Aga nii see ei ole. Nii järgmine on see, et manipuleeritav. Tsentraliseeritus on manipuleeritav, et tähendabki, et kui väikse grupi käes on kontroll, siis nad võivad teha, mis nad ise tahavad. Ja plokiahela puhul on siis, detsentraliseeritus, et see ei pea olema üldse tegelikult plokiahelaga seotud, et võib olla ka mingisugune organisatsioon, näiteks kus ongi 1000 inimest otsustavad, et peavad siis ühehäälselt midagi otsustama näiteks, et siis samamoodi on juba see detsentraliseeritus suurem või siis juba 10 000 inimest, mis on veel suurem, et see ei pea olema otseselt plokiahel. Ja siin on siis väga väike manipuleeritavus või täiesti manipuleeritamatu siis. Et see on selle detsentraliseerituse siis pluss. Ja kui me räägime näiteks rahast, siis tavaline raha on meil tsentraliseeritud, et raha on siis keskpankade riikide on ju võimu all ja nad võivad manipuleerida seda siis, mis iganes hetkel nad tegelikult tahavad, võivad teha sellega, mis nad soovivad ja siis inimesed peavad lihtsalt selle alla neelama ja nii edasi. Et tänapäeval näiteks see raha on praktiliselt üks digitaalne number on ju kuskil, need võivad lihtsalt kuskil ära kustutada. Mingid inimesed näiteks lähevad võimudega pahuks, siis tehakse kontol, lihtsalt kustutatakse see number sealt ära ja ongi inimene rahast ilma. Või näiteks mingis riigis oli siin mingi aeg see, et võtame iga inimese kontolt, me mäletame, mis see protsent oli ja ütleme näiteks 10% mingite asjade katteks, et riik lihtsalt võtame nüüd inimestelt raha vähemaks, et kõik peavad maksma seda mingisugust asja ja saavad nagu rahulikult teha. Ja see ei ole ainult nagu rahaga seoses, vaid see on üldse kõik info, kui on väikse grupi käes. Et näiteks mingid entsüklopeediad, ajaloo, raamatud, et kui on mingi väike seltskond, siis nemad koostavad selle info ja siis jagavad seda nagu maailmaga ja siis nad otsustavad, et nüüd võiks muuta, on ju, siis nad muudavad, jagavad jälle maailmaga ja siis teised kõik nagu nii-öelda võtavad selle omaks. Et hästi hea koht näiteks on Wikipedia, mis on rohkem detsentraliseeritud, kus inimesed saavad siis ise seal seda infot siis muuta, teha, aga seal samamoodi on ikkagi mingid tsentraliseeritus on, sest et kõik infot ei lasta sinna ligi, et seal on mingit tsensuur on nagu peal. Ja tsensuurist rääkides siis näiteks ongi, kui on sotsiaalmeedia või YouTube, Facebook ja YouTube ja kõik sellised suuremad platvormid, siis nad võivad vabalt tsenseerida info, mida nad ei taha, et inimesed jagaksid. Et kuna nende käes on kontroll, siis see ongi manipuleeritav, võivad suvalise hetkel su konto kinni panna sulle mingid blokid peale, ei jaga sinu postitusi enam. Ja YouTube'is näiteks on see, et reklaam enam ei näita, et inimesed, kes on YouTube'i reklaamist, siis teevad sissetulekut ja kui mingisugused videod ei kattu YouTube'i narratiiviga, siis YouTube seal neid reklaame enam ei näita ja inimeste tulu läheb nagu kukub ära. Ja kui me vaatame nagu teisele poole korraks detsentraliseeritus, siis ma olen alles hiljuti nagu hakanud uurima NFT-d. Et NFT-d on sellised huvitavad asjad, mis
ta on nagu häkkimatu, ütleme üks mingisugune ese, mis ongi häkkimatu ja ongi unikaalne ja NFT-sid on siis hästi palju, et ma toon teile lihtsalt näiteks näited, et kui sa ostad maja, siis sa kirjutad mingisugusele paberile alla, on ju, ja siis ongi see paber on nagu tõestus sellest, et see maja on nüüd sinu oma. Aga tegelikult seda paberit võib keegi nagu teha sellega, mis iganes seal, kui on kuskil arhiivis, näiteks auto on argis arvel ja siis nad otsustavad, näed, nüüd me teeme niimoodi, et selle autoga enam sõita ei tohi, et see kasutaja midagi teinud, siis tegelikult seal ka meil ei ole kontrolli. Aga mõelda nüüd selliselt, et näiteks kui sa maja ostad, siis sul on ka NFT. NFT on siis, võime võtta nagu, kui me, et saaksid aru nagu, millest ma räägin, et võime võtta sealt plokiahelt ühe siis ploki, et üks nagu plokk, mis kuulub sulle. Et sellel on oma kindel kood ja see näitab, et see on nagu sinu oma. Ja siis seal sees on siis kõik info, mis näitab, et see maja kuulub sulle ja seda ei saa mitte keegi nagu ära võtta, sest see on sinu oma krüptorahakotis ja istub seal. Või siis näiteks auto ostad, ükskõik mis lepinguid sa teed, sa võid nagu allkirjastada need NFT-desse ja ongi NFT on sinu oma, sinu käes ja seda mitte keegi ära võtta ei saa ja saad alati öelda, näe, see auto on minu oma, sest minule kuulub see NFT siin. Et see NFT-de teema on nagu hästi põnev ja huvitav, et ma alles siin paar kuud tagasi hakkasin nagu rohkem sellesse maailma süvenema, et kuidas seda nagu, sest muidu mõeldakse NFT-d kui digitaalselt mingisugust toodet, et on näiteks kunstitoote, kunst mingisugused, ütleme, tehakse digitaalsed pildid ja need tehakse NFT-ks ja siis inimesed ostavad ja müüvad, aga saab ka siduda täiesti füüsilise maailmaga, et see on nagu nii äge koht. Nii, aga lähme edasi. Ehk siis krüptoraha plussid, miinused. Et mis see krüptoraha üldse on? Ma usun, et said juba natuke nagu aru, et krüptoraha ongi see, mis on siis baseerub plokiahelal. See on siis nagu õige krüptoraha, mis ei ole lihtsalt suvaline Bonzi kuskil mingi süsteemi sees, kus siis manipuleeritakse seda hinda vastavalt oma soovile. Et kui on plokiahel, siis see on nagu kõikide, ta on häkkimatu ja ta ongi selline, ütleme, manipuleeritamatu, et see krüptoraha on sellesse plokiahelasse ehitatud ja vastavalt siis turunõudlusele see ploki, selle krüptoraha siis väärtus kas tõuseb või langeb ajas. Nii, aga vaatame natukene siis krüptoraha plusse ja miinuseid. Et võrdleme kõigepealt tavalist raha krüptorahaga. Ehk siis tavaline raha, vaatame turvalisust. Tavaline raha on suur manipuleeritavuse risk. Et suvalisel hetkel võivad valitsused võtta näiteks, et võtame selle raha käibelt ära, asendame selle mingi muu rahaga ja siis võtame inimestelt, ütleme, laseme selle väärtuse täiesti alla, et meil eestlastel on minevikust hea nagu näide, et me vahetasime rubla krooni vastu ja vahetasime krooni euro vastu ja ma tegin üks päev kalkulatsiooni, et palju on näiteks rubla ajast raha väärtus langenud ja see number on nagu, see on meeletu, see on 400 korda on raha väärtus langenud, et kui rubla vastu, rubla nagu 10 rubla oli 1 kroon, on ju, ja siis 15,6 krooni oli 1 euro, et vanasti maksis pudel limonaadi maksis 18 kopikat, nüüd see maksab 40 eurosenti, peaks maksma 0,00 mingisugune, et see hinnamuutus nagu jõhker. Et suur manipuleeritavuse risk ja krüptorahal on siis väike, kui tegu on sellise õige krüptorahaga, mis on siis plokiahelal, kuid ka seal on manipuleeritav selles suhtes, et kui väga suurte rahadega ikka liigutatakse, et kui keegi ostab nagu, kui Elon Musk ikkagist oma miljardeid liigutab, siis see mõjutab ka krüptoraha hinda kuskile poole. Et selles suhtes on ka see manipuleeritav, aga ikkagist väiksem, et ei ole see, et võetakse lihtsalt nüüd käibelt ära ja ongi kõik. Nii, teine vaatame väärtus. Ma juba korra natuke mainisin, et väärtus ajas langeb tavalisel rahal, sest et seda kogu aeg printakse juurde ja selle võrra väärtus langeb. Et ma ei hakka siin nagu tegema seda graafikut täiesti, et ma loodan, et te saate aru, et kui teil on olemas ühel pool nagu nõudlus ja teisel pool on pakkumine ja kui nõudlus jääb samaks ja pakkumine suureneb, et raha arvu kogu aeg nagu ajas suureneb ja suureneb, siis see raha väärtus lõpuks langeb, sest igale ühele tuleb rohkem nii-öelda, igal üks saab sellest rahast nagu suurema koguse. Ütleme, ennem oli 10 euri jagus igale, nüüd jagub igale ühele 100 euri, aga et hoida seda ostuvõimet samana, siis tegelikult väärtus langeb. Et see on see, et kui raha juurde prinditakse, siis see ajas selle raha väärtus kogu aeg langeb. Ja viimase 2 aasta jooksul, kas oli 30% kogu
nagu kogu prinditud rahast on viimase 2 aasta jooksul prinditud, et see on nagu ulmeline, mis siin COVID ajal toimunud on. Need numbrid võivad juba palju suuremad olla, sest see info pärines juba sügisel millalgi. Nii, ja krüptoraha, sellel väärtusajas kasvab, sest et kui sul on nüüd kindel kogus, mingit asja, näiteks poes müüakse vorsti, mingi kindel kogus ja siis on 10 inimest, kes seda vorsti tahab, siis selle vorstil on üks hind. Ja nüüd tahab 100 inimest seda vorsti, siis selle vorsti hind tõuseb, kuna nõudlus läheb järjest suuremaks. Ja krüptorahal ongi, enamus krüptorahasid on kindel kogus, mida ei tulegi kunagi juurde, et ongi nii palju ja nii on. Ja nüüd inimesi järjest rohkem võtab seda kasutusele, see tähendab, et hind läheb järjest rohkem üles. Ja osadel krüptodel on ka see, et ka krüptokogus väheneb. Et krüptos kasutatakse sellist terminit nagu põletamine, mis tähendab, et krüpto nagu hävitatakse ära, lastakse siis sealt paberihundist läbi enam-vähem. Et see ka vähendab seda krüptoraha kogust ajas, mis tõstab veelgi seda väärtust. Ja kui me väärtusest räägime, siis krüptoraha on loonud nagu nii lühikese ajaga kõige rohkem miljonäre maailmas. Mitte ükski varaklass pole nii palju miljonäre loonud, kui krüptoraha teinud on. Et kui me räägime natuke numbritest, et 10 aastaga näiteks ongi Bitcoini väärtus on muutunud siis 10 000 korda. Mitte ükski teine varaklass pole nagu nii meeletut tõusu näidanud 10 aastaga näiteks. 10 000 korda. Et kui 2012 maksis Bitcoin umbes $5, siis täna ta kaupleb seal 44 000 juures. Et kui ta oleks 50 000, siis olekski 10 000. Aga kui me läheme veel natuke ajas tagasi, 2010 Bitcoin maksis vähem kui 10 senti. Ehk siis see hinnatõus sealt on nagu meeletu ikkagist kogus. Ja kui me vaatame veel, et esimene Bitcoini tehing oli see, et osteti 2 pitsat ja sellest maksti 10 000 Bitcoini 2 pitsa eest. Et mis see võis olla? Mingisugune $10, $15 ja praegu oleks see 10 000 Bitcoini 440 miljonit. Nagu $10 440 miljonit, et see on nagu meeletu. Ja see on nagu Bitcoin, aga on olemas veel siin mõned, mis on samamoodi päris suurt tootlikkust näidanud. Näiteks Ethereum. 2014 tuli Ethereum käibele, alghind oli 30 senti. Ja täna, nagu Indrek juba mainis, on ta hind siis 3000 juures, mis teeb jälle 10 000 korda on hind tõusnud selle jooksul. Aga üks siis kõige kiiremini hinnatõusu näidanud krüpto on siis IOTA. Ta tuli turule 2015 ja selle hind oli 0,00043 senti. Ja praegu kaupleb ta hinnaga $1 umbes. Aga detsember 2017 oli IOTA hind $5,6, oli see maksimum, kus ta käis. 2015 alustas ja 2017 oli ta $5,6 ja hinnakasv 13 000 korda. 13 000 korda 2 aastaga. See on nagu meeletu, et kui sa suudad õige asja nagu välja valida, siis nagu Indrek siin juba ütles ka, et väga paljud tuttavad on kas üle öö või nagu kuuga, 2 aastaga saanud nagu väga-väga rikkaks. Et siin eelmine aasta olid need paar lahedat krüptoraha nagu Dogecoin ja siis olid veel seal Kishu inud ja Shiba inud ja sellised, mis meeletult nagu kasvu näitasid. Et see on selline huvitav maailm. Nii, aga viimane asi, kasutusmugavus. Et siin ma ütleks nüüd, et praegu ikkagi tavaline raha mingil määral võidab, kuna selle kasutamine on lihtsam, kuna teda lihtsalt kasutatakse rohkem. Ja krüptoraha hetkel natuke keeruline. Et on olemas pangakaardid, mina näiteks ise kasutan pangakaarti, et krüptoraha, ma kannan krüptoraha sinna peale, konverteeritakse seal siis ümber eurodeks ja ma saan siis poes kohe selle kaardiga nagu maksta. Et tegelikult on nüüd juba väga lihtsaks asi läinud, kui sa tead, mis sa teed. Et käin oma toiduasju ostmas või siis mingid riideid, mis iganes need on. Et näiteks me ei saa praegu veel ülekandeid teha, et mingisugust arveid tasuda. Et aga poes saad juba kaardiga ilusti käia, tõmbad kaardi läbi ja maksad selle eest krüptorahas. Et nii palju on ta siis asi edasi arenenud. Nii järgmine võrdlus on siis pank versus krüptoraha või krüptoraha-rahakott. Eks turvalisus, kontroll puudub. Ja siin on see koht, kus ongi, me mõtleme, et raha on meil pangas ja siis see on nagu meie raha.
aga nagu juba korra mainisin, et pank võib suvalisel hetkel öelda, et nii, me sulle seda raha enam välja ei anna ja on olnud juhused väga palju, kus inimestel, kui natukene hakkab rohkem raha liikuma, siis pangad hakkavad seal kohe uurima, külmutavad vara mingiks ajaks näiteks, et sa pead siis näitama, millega sa tegeled ja nii edasi, et tegelikult kontroll pangas puudub, et me mõtleme küll, et raha on ilusti õiges kohas, aga suvalisel hetkel võib siis otsustada, satud võimudega pahuksisse ja öeldakse, et sulle rohkem raha ei anna ja ongi kõik. Nii, ja teine on siis täielik kontroll. Ehk siis krüptorahakotis on sinul täielik kontroll, aga siin on üks aga, et kui sa hoiustad exchange'is ehk siis näiteks kauplemiskeskkonnas, siis see võrdub samamoodi nagu pangaga ja võib-olla isegi natukene vähem, kuna pangad on rohkem reguleeritud kui mingisugused valuutavahetuskeskkonnad, et seal või krüptovahetuskeskkonnad, et seal võib nagu natuke probleeme tekkida. Ja teine on siis ka wallet'id, kui sul on mingid mobiilirakenduses kuskil on see raha, et siis seal see kontroll on ka selline natukene illusioon. Aga kui sa võtad offline'i täiesti mingisugusesse rahakotti või oma isiklikku rahakotti, kus ei ole mitte kellelgi teisele ligipääsu, siis sinul on täielik kontroll selle üle, mis selle rahaga nagu toimub. Et selles suhtes krüptoraha puhul on sinu käes 100% kontroll, kui sa valid hoiustada õiges kohas. Nii, ja pangas on ka see, et info on avalik teatud tegelastele, et kui ikkagist mingid võimud tahavad teada, mis sa rahadega teed, on ju, siis on kõik info nagu avalikustatud ja nad teavad täpselt, mis seal nagu toimub. Krüptoraha puhul on see, et on anonüümsus, sest et sul võib olla lõputu arv rahakotte, sul võib olla lõputu arv mingisugust aadressi, kus need rahad liiguvad ja sa saad väga ilusti siis rahadega toimetada, nii et keegi ei tea, kelle oma, kus miski on, et see on selle krüptoraha pluss, et on täielik anonüümsus ja samas võib võtta ka miinuseks, on ju, et kui meil ongi vaja mingite näiteks organisatsioonide, kuritegevusorganisatsioonide mingid rahakraane kinni panna, siis meil puudub selleks võimalus, et seal on see teine nii-öelda miinuse pool ka siiski. Nii, ligipääs. Enamasti vaid tööaegadel, et kui me tahame oma raha ülekandeid teha, no tänapäeval on nüüd natuke lihtsamaks läinud, vanasti oligi see, et ainult tööpäevadel, aga praegu on ka veel osades pankades on see, et eriti kui sa teed rahvusvahelisi ülekandeid näiteks, siis nad teevad neid ülekandeid ainult tööpäevadel, nädalavahetusel ei tehta või siis töövälisel ajal, näiteks õhtul. Et siis meil ei ole nagu kogu aeg see ligipääs, aga krüptorahakotile on sul kogu aeg ligipääs, kui sul on näiteks telefonis ligipääs olemas, siis alati, kuhu sa lähed, sul on kogu aeg see ligipääs olemas, tahad mingit ülekannet teha, saad alati teha selle. Ja kiiremate plokiahelate puhul võtab see siis aega seal mingisugune 10-20 sekundit, läheb nagu päris kiiresti. Et mõned aeglasemad, Bitcoin on oma ajale natuke juba jalgu jäänud, et ta on siuke vaarisa selles krüptomaailmas, et tema ülekanded võtavad seal vahest pool tundi ja isegi kauem aega. Nii, ja pääsed raha ligi ka siis, kui paroolid kaovad. Ehk siis nüüd tuleb see panga pluss ja krüptorahakoti siis miinus, et kui paroolid kaotad, siis kaotad kõik. Et kui sul on pangas raha, kaotad oma näiteks mingi PIN-kalkulaatori või mingid koodid, sa saad minna oma ID-kaardiga, oma dokumendiga panka ja öelda, et näed, ma sooviks uusi siis andmeid omale, millega ligi pääseda. Aga krüptorahakotis seda ei ole. Et kui krüptorahakotis oma selle võtme ära kaotad, sest kuna see on ainult sinu isiklik nagu turvaseif, sa võidki mõelda nagu selle nagu seif, millele käib ainult üks võti. Ja siis ongi, sa saad selle võtmega sinna ligi, aga kui selle võtme ära kaotad, see seif on sul olemas, see on võib-olla isegi klaasist seif, sest sa näed raha oma rahakotis. Osades rahakotis on see, et sa näedki seda nagu raha, aga sa ei saa selle midagi teha, sest sul ei ole võtit. Et see ongi sul klaas seif, sa vaatad sinna sisse, seal on sul ütleme, suur mingisugune siis siuke konteiner ja see on raha täis, aga sul võtit ei ole ja siis istud ja nutad seal ääres. Et see on see üks nagu miinus, mis on krüptoraha puhul. Aga see ongi see hind, mida sa maksad, et omada täielikku kontrolli selle üle ja olla täiesti see anonüümne ka. Et igal asjal on oma hind. Nii, ja siis on kasutusmugavus. Ja panga oma hästi lihtne ja krüptorahakotil on ka tegelikult väga lihtne, kui sa tead, mida teed. Et algusest võib tunduda hästi veider, on ju, et mingid asjad installeerid omale kuskil, ühendad midagi, aga kui sa juba kasutama õpid, siis ei erine väga üldse mingisugust panga ülekannetest. Et samamoodi skaneerid näiteks telefoniga kellegi mingisuguse aadressi, teed paar klikki, sisestad parooli ja tehing lähebki teele. Et see asi on nagu tehtud tänapäeval ikka väga-väga mugavaks.
ja liiguvad asjad nagu järjest edasi, et on väga tugev konkurent tava siis rahale. Nii, aga lähme edasi. Krüptorahaga teenimise viisid. Ma loodan, et teil infot teil võtab vastu, et siit tuleb täna päris sihukese mõnusa kamaluga. Natuke tõstan tempot ka, ma ei tea, palju me siin tuleme. 40, eks mul on pool tundi läinud peaaegu, arvestades Indreku sisse juhatust. Krüptorahaga teenimise viisid. Et kõige lihtsam teenimisviis ongi hoiustamine. See tähendab seda, et sa ostad ja hoiad siis 5 aastat, 10 aastat, 15 aastat ning võidad väärtuse kasvust. Et üks minu strateegia, mida ma olen kasutanud, ongi see, et iga kuu 10% panen siis krüptodesse, mis ma tean, mis tulevikus nagu hinnas tõusevad. Ja siis ei puutugi, ütlen, 5 aastat ma mitte midagi ei tee sellega ja siis kogu aeg paned sinna mingisugust protsenti juurde ja jagan seda siis erinevate nagu nende krüptovarade vahel ära. Et see on nagu üks viis. See on selline pikaajaline siis nii-öelda tuleviku kindlustamine, et oma pensionipõlve nautida. Muidugi 10 aastaga saad siit juba päris mitu X-i, mitukümmend X-i, et võid juba varem nautima hakata, sõltub, kui suuri summasid sa sisse paned. Nii, teine on steikimine, ka kaevandamine, siis on yield farming ja masternodes. Ja nendest siis, need on siis 5 passiivseks sissetulekuks. Ja hästi põgusalt siis rääkides on see, et steikimine on see, ma rääkisin plokiahelast, olid need plokid, mis olid üksteise otsa ja nüüd neid blokke tuleb sinna juurde, nagu seda nimetatakse kaevandamiseks, et arvutid teevad tööd ja leiavad siis ploki, mis pannakse sinna ahelasse otsa, siis jälle arvutid teevad tööd ja panevad sinna ploki sinna ahela otsa. Ja see on nagu üks, kus arvutid teevad tööd, et siis on nagu reaalselt mingisuguse ressursi kasutamine, et see on üks viis kaevandamisest. Teine kaevandamise viis on steikimine, kus siis hoiustatakse sama krüptoraha. Et toome näite, Bitcoinil ei ole seda küll, aga toome näite, et Bitcoini, sul on mingi kogus Bitcoini ja siis sa hoiustad seda oma rahakotis. Ja nüüd kõik nagu erinevad inimesed siis hoiustavad ja siis nende hoiustamine tekitab neid samu blokke järjest juurde, sellepärast et nemad hoiustavad. See on nagu ka viis nagu kaevandamiseks, aga see ei nõua sellist ressurssi nagu arvutiressurssi. Et steikimine on tavainimesele palju lihtsam kui see kaevandamine. Kaevandamine tahab saada mingisugust riistvara, et sul peab olema kas hästi võimas arvuti või müüaks täiesti sellised kaevandusmasinaid, et sul ongi mingisugune kõvaketaste siis kast nurgas kuskil, mis siis sul kogu aeg nagu töötab ja kaevandab seda krüptoraha. See on siis üks viis, on ju. Aga steikimine on see, et sa ostad mingit krüptoraha ja siis hoiustad seda ja siis saad selle sama hoiustamise pealt tasakesi nagu järjest juurde. Ja siin on ka lisaks siis võimalik saada kasu ka väärtuse kasvu pealt, et see krüptoraha, mis sa siis hoiustad, kui see ajas siis läheb kallimaks, siis sa saad ka hiljem seda nagu maha müüa tunduvalt suurema väärtusega, kui sa selle näiteks ostsid. Et see on nagu steikimise siis see variant. Ja steikimine nendest siis 3 siin välja toodutest kõige lihtsam, et sa panedki oma krüptoraha kuskile hoiule, on täitsa platvormid olemas, kus saab siis panna ja saad ka oma rahakotis seda teha, et sõltub nagu krüptorahast. Ja protsendid on seal, ütleme, seal 5%, 10% aastas, kuni lähevad ka 100%-ni ja ka kõrgemale, et isegi nagu mingisugune 500 ja 1000% aastas. Aga need on sellised rahad ka, mille väärtus sa ei tea kunagi, kuhu see läheb. Et see on selline korralik riskiga mäng, et see väärtus võib iga hetk nagu alla kukkuda, et annab sulle tugevat tootlikkust, aga iga hetk võib siis koinil kokku kukkuda. Et tavaliselt sellised turvalisemad investeeringud on seal 10, 15, 20 kuni siis ütleme 50% aastas. Ja see on selline asi nagu yield farming, mis sarnaneb samamoodi steikimisele, aga see on nüüd see, et sa pakud turul likviidsust siis, ütleme, on mingi kauplemiskeskkond, detsentraliseeritud, mis ei ole siis kellegi all, et keegi oma kontrolli selle üle, et on plokiahela peal üles ehitatud kauplemiskeskkond. Nüüd on see, et sina paned sinna, näiteks paneme sisse Bitcoini ja Ethereumi, et ma annan inimestele võimaluse kaubelda nende asjade vahel. Ja nüüd sealt, kui keegi kaupleb, siis mina saan kogu aeg väikese protsendi nagu endale. Ja samas on see yield farmingus ka see, sõltub nagu platvormist, on see, et ma saan vastu mingisugust
tokenid, sellesama, kui ma panen sinna nagu, annan inimestele võimalust kaubelda nende valuutadega, siis ma saan vastu midagi, mida ma saan steikida, ehk sama asi, mis oli see esimene, mis võimaldab mul samamoodi jälle passiivselt luua seda sama tokenit, mis ma siis sealt sain, ma saan seda juurde ja pärast saan siis jälle vahetada muude asjade vastu. Ja kui sa ei tea, mis on token ongi nagu krüptoraha üks nimetustest. Et nimetatakse tokeniteks ja nimetatakse coinideks. Et siis yield farming. Ja masternodes on nüüd, see on nagu järgmine level steikimisel, kuna see tahab saada mingit kindlat kogust seda raha, mida sa siis steikima hakkad. Ja sul on vaja siis täitsa omada selliseid, nimetatakse neid node'ideks, et sa pead need omale arvutisse panema ja siis sa pakudki sellele võrgule, siis sa oled üks nendest võrgu siis lülidest, ütleme niimoodi, mis võimaldab siis hoida seda häkkimatuna ja hoiab seda võrku üleval. Ja selle jaoks ongi, sa pead ostma siis mingi koguse, näiteks 10 000 mingisugust tokenit ja siis sa hoiustad neid seal. Ja nüüd seesama võrk siis sellepärast, et sina seda teed ja aitad seda võrku üleval hoida, makstakse sulle sellest samast tokenist siis preemiat selle eest. Et need on nagu viisid, kuidas on võimalik siis passiivselt teenida. Lühidalt siis rääkides. Kuigi ma rääkisin päris pikalt juba. Nii, järgmine on mängimine, NFT, et asi, kuhu ma alles hiljuti nüüd sisse sukeldusin detsembris, on mängud, kus on siis võimalik teenida. Esiteks on võimalik luua, vaata, mis mul siin on, mängi ja teeni raha. Just ongi, et kui sa mängid, siis sa teenid seda mängu enda raha, mis sa saad turul siis maha müüa. Ja näiteks, mis mina ise tegin, oli võidusõit, autode võidusõit on ju, et ongi mingisugune pool, on auhinna raha ja vastavalt siis, mis aja sa saad, siis selle väärtuses saad siis sealt sellest poolist raha, mille sa saad pärast maha müüa. Aga siin nende mängude juures on veel hästi lahe asi, on NFT. Ja kui mängud tulevad, ütleme turule, kui ta on hästi väike, siis NFT-d siin kontekstis näitavad siis mängus mingid tegelasi näiteks või mingeid asju, et mingisugune maja sul, mingisugune põld sul, mingisugune, ma ei tea, tegelane, näiteks selle automängus on see, et see NFT on auto. Ja nüüd, kui see mäng tuleb turule, siis need NFT-d on hästi odavad, sest ta alles alustab. Aga kui nüüd nõudlus selle mängu järgi läheb suuremaks, siis nende NFT-de hinnad lähevad nagu päris kiiresti üles. Ja näiteks minu kogemusest oligi see siin viimase nüüd siis 2 kuu oma, et ma liitusin ühe sellise põllumajandusliku nagu mänguga, kus siis on tegelased on NFT-d ja ka maalapid on NFT-d. Ja me saime need maalapid alguses ja tegelased sellise mingisuguse $15 ja $30 umbes, aga praegused hinnad on juba seal $100 ja $200. Et nagu hinnad on läinud juba peaaegu 10 koristunud nagu sellesse 2 kuuga. Et see mängumaailm on ka siuke hästi huvitav, et kui siin nagu mängud huvitavad, siis see on kindlasti koht, kuhu võiks nagu sisse vaadata, eriti kui sa oled hea mängur, sest paljudes mängudes just hinnatakse sinu mänguoskust, et mida paremini sa mängid, seda rohkem sa sealt seda raha saad. Ja siis muidugi need NFT-d, et kui sa nendesse investeerid, siis sealt on võimalik ka päris kiiresti suurt tootlikkust saada. Ja viimane on kauplemine, mis tähendab siis päevakauplemine, kus kasutad krüptoturu volatiilsust. Et krüptoturg on hästi volatiilne, mis tähendab, et ta võib päeva jooksul seal kõikuda 10% siia, 10% teisele poole, vahest ka 15%, mõnikord erakordsetel juhtudel isegi 30% kukkumisi on päeva jooksul. Ja kui sina tead nagu neid ära tabada, siis sealt pealt on võimalik nagu päris suurt kasumit luua. Ja ongi täitsa inimesed, kes tegelevad sellega ja saavad siukse kuu-kahega kahekordistavad oma portfelli rahulikult. Et just alles hiljuti ma liitusin ühe hästi laheda Telegrami grupiga, kus nagu kui ma nende nagu kauplemist vaatan, siis minu jaoks tundubki nagu neil oleks mingi kristallkuulid, sest nad nii täpselt ennustavad ära, näe, Bitcoin läheb sinna maani, ma nüüd ostan siit või müün siit, järgmine hetk kukub kolina alla ja siis ma võtan jälle. Kuidas nad teavad? Nagu mismoodi? Et see nagu hästi, kui sa tead, mis sa teed, seal on nagu võimalik päris mõnusalt siis kasumit teenida. Ja siin on 2 sellist huvitavat aspekti, et sa võid teha seda ise ja samas ongi sellised grupid, mis pakuvadki signaale, et sul on võimalik siis grupiga liituda, mis on enamasti siis tasuline. Näiteks see grupp, kus mina siis liitusin, seal oli €100 kuu tasu ja siis sealt midagi nagu jagatakse, mingid signaale ja sõltub nagu grupist, mõnel on seal 300, mõnel on €500
see kuutasu ja nii edasi, et nad jagavad sulle signaale ja siis sa saad neid signaale kasutada, et ise siis kaubelda ja jagavad siis nagu, miks nad midagi teevad ja nii edasi. Et on võimalik kasutada siis teiste ekspertiisi ära, kui ise kaubelda ei oska, aga selle jaoks on vaja juba teada nagu, mida teha täpselt, kuidas platvormi kasutada, kuidas kaubelda, mismoodi nagu kauplemised täpsemalt käivad. Et siis just nagu automaatsed kauplemissüsteemid, see mulgi jagamata teile. Nii, lähme edasi. Eelviimane siis teema, 5 suurimat viga. Eks asjad, mida kindlasti vältida, et kui sa krüptoga liitud, et asjad, mida kindlasti vältida ja mida mitte teha. Eks kui keegi juba sellesse ämbrisse astub, on ju, et ära tee seda, mida teised siis on juba teinud. Mingi lahe ütlus on ka, et lollid õpivad on ju enda vigadest, targad õpivad teiste vigadest. Et kui sa tead juba, mis asjad on vaja vältida, siis tee seda. Ja esimene on see, et ahnus ja emotsionaalne kauplemine. Et väga palju inimesi on lasknud oma siis portfellid lõhki just läinud sellele asjale. Ahnus ja emotsionaalne kauplemine. Tähendab seda, et minnakse liiga ahneks, riskitakse hästi palju, et vaadatakse, näe, see kindlasti läheb või võetakse mingi signaal kuskilt, et keegi ütles, et see läheb üles ja siis inimesel juba dollarinumbrid jooksevad, euronumbrid, 100-kordseks läheb hind ja siis hüpatakse suure purrakaga sisse ja jäädakse lõpuks kõigest ilma. Ja teine on siis emotsionaalne kauplemine, et ongi see, et kui sa investeerid nagu liiga suure summa, mis tõmbab sind nagu emotsionaalselt kuidagi mõjub sulle hästi tugevalt, et kui sa näed, et sa ostsid midagi ja siis hind hakkab kukkuma, näiteks 10%, siis on juba see, mis sellest rahast saab, on ju, et mis nüüd saab. Aga krüpto puhul on selline huvitav ütlus, et nii kaua, kui sa maha pole müünud, nii kaua sa miinuses ei ole. Et jah, ta võib kukkuda 10, 20%, 30%, aga kui sa külma närviga istud sealt, siis mingi aeg ta läheb uuesti üles tagasi, on ju. Ja kõige ägedam on see, et kui ta kukub alla, siis see on see koht, kus juurde osta. Et kui sa suudad emotsioonid välja jätta, siis tegelikult inimesed just, ütleme, õiged kauplejad ongi niimoodi, et kui hind kukub, siis nendel on, ma saan odavamalt osta, hind kukub veel, ma saan veel odavamalt osta, sest nüüd, kui see hind läheb nagu tagasi sinna samal tasemel, kus ta oli, siin on juba 2x, 3x, juba nagu päris mõnusad kasumid tehtud. Ja selle suuruse kohta siis ongi, et nagu tehingu suuruse või investeerimissuuruse kohta ütleks sellist asja, et alati investeeri summa, mida saad lubada kaotada. Et siis summa, mis ei tekita sulle seda, et nüüd on niimoodi, et 3 kuud süüa ei saa normaalselt, on ju, kolid kuskile kuuse alla, et summad, mida sa saad kaotada. Ja mina olen nagu alati lähenenud sellisel kujul, et mõni summa algus tundub nagu hästi suur, et minu jaoks oli see, et mul oli, ütleme, sissetulek 1000 euri ja 500 euri oli selline päris suur, ütleme, investeering. Aga kui mul oli see raha koos, siis ma mõtlesin, et nii, et see 500 euri, mis ma sellest saan täna? On ju, ma võin minna reisile, ma saan osta mingisugust mingit head asja, näiteks jalgrattamaal uue, on ju, et ma saan need asjad. Nüüd, aga mis ma saan siis, kui ma, nagu, mis siis on, kui ma kaotan selle 500, on ju? Okei, reisile jääb minemata, ratase postmata, midagi otseselt muud ei muutu, sest ma ei võta kuskilt eluarvelt seda. Aga nüüd, mis ma võidan, näiteks, kui 10 koristub 5000 euri või 100 koristub, on ju, 50 000 euri, mis ma siis selle raha eest saan? Ma võin juba palju rohkem reisil käia, ma võin mitu jalgratast osta, on ju, ja ma saan seda sama raha tegelikult kasutada juba uuesti siis veel rikkuse loomiseks. Järgmine, skämmide ohvriks sattumine. Kuna krüpto on nii uus, siis siin on hästi-hästi palju skämme. Et just näiteks kauplemise skämmid, et öeldakse, et näed, tule kauple meie keskkonnal, et me jagame sulle signaale, tule tee siin 50% kuus, 100% kuus on ju, et või siis iga päev näiteks päevast saad 2%, et tule, pane meie platvormile raha ja siis saad 2% päevas või 10% päevas, seal on nagu neid ulmelisi, et mõndades kohtadel ongi see, et näiteks nädala ajaga saad juba oma esialgse investeeringu tagasi. Et need on lihtsalt selle pealt, nad maksavad uute inimeste tulemiste pealt, et vanad olijad, kes sisse läksid, paid oma raha sisse, kui tulevad uued oma rahadega, siis makstakse lihtsalt vanadele olijatele välja tavaline puhas Ponzi. Et selle kohta ütlekski siis, et kui see on liiga hea, et olla tõsi, siis tavaliselt nii ongi, et küsi tõestust. Et mis on siis nagu kauplemistõestust, nad saavad näidata, kuidas nad kauplevad, mida nad täpselt teevad, et kas neil on kauplemiskeskkonnad, mis on neil track record seal kauplemiskeskkonnas, et on võimalik nagu küsida juurde, mis seal nagu täpsemalt toimub, enne kui oma raha sisse paned.
Ehk siis koht, kus inimesed raha hästi palju kaotavad, ongi skämmid. Ja just jälle sellepärast, mis läheb kokku esimese punktiga, on ahnus. Me tahame saada hästi kiiresti rikkaks. Homme tahan juba miljonär olla. Ja siis võetakse suured riskid ja minnakse skämmide ohvriks. Nii, järgmine, hästi oluline, privaatvõtme kaotamine või siis varukoopia puudumine. Et ma juba lahkasin seda teemat, et kui sul on see safe ja sul on see võti, ja nüüd, kui sa selle võtme ära kaotad, siis on nagu kõik kaput. Sina sellele safe'ile enam ligi ei pääse, mitte keegi teine ka. Nad näevad seda, sa näed seda raha seal sees, sa tead, et see raha on seal sees, aga sa ei saa mitte midagi teha. Ja sama asi on varukoopia, sest need võtmetest sul on võimalik teha, ütleme, varukoopaid või siis näiteks, kui sul on laedud arvutisse või siis telefoni ka mingisugune siis rahakott, siis sellest on võimalik teha varukoopiat, millega saad siis taastada. Et sa salvestad selle varukoopia siis näiteks mälupulgale, kõvakettale, serverisse kuskile parooide alla, et mitmesse kohta siis salvestad selle varukoopia ja nüüd, kui midagi juhtub selle rahakotiga, saad alati taastada. Kui juhtub arvutiga, arvuti varastatakse ära, sul on mälupulga peal varukoopia, et sul on kogu aeg olemas see tagavara, millega sa siis pääsed ligi ja saad taastama rahakoti ja pääsed uuesti sinna ligi. Et inimesed võtavad seda natuke liiga kergelt, et mõtlevad, et nagu pangas on ju, et kui ma kaotan ära, et äkki see süsteem, siis nad aitavad mulle saada tagasi selle raha. Tegelikult ei saa, seal ei ole mitte midagi teha. Kui sa oled ära kaotanud selle, siis on kõik. Ütle hüvasti oma miljonitele. Ehk siis alati tee mitu varukoopiat ja salvesta privaatvõti mitmesse erinevasse kohta. On ju. Paberi peale kirjuta mälukaardile, ma ei tea, telefoni, sinna kuskile netti, saada sõbrale, on ju, mis iganes. Et hästi mitmes kohas, et kui ühega juhtub, siis on alati teine olemas. Järgmine, ülekandel vale võrgu kasutamine. Et kui sa ei tea praegu, on ju, kui sa oled krüptomaailmast nagu uus, siis mis see asi see võrk on? Võrk on plokiahel. Et on olemas erinevad plokiahelad. Näiteks on siis Bitcoini plokiahel, on ju, siis on Ethereum ja Ethereumil on siis, Ethereumi plokiahel on selline, kus on võimalik ehitada teisi tookeneid. Et hästi paljud tookenid on siis ehitatud Ethereumi plokiahelale, eks Ethereumi võrgule. Ja nüüd need samad tookenid siis saadetaksegi läbi siis selle Ethereumi võrgu. Aga on olemas veel siis Binance võrk, on ju, seal on Solana, see Phantomi võrk on ju, siis oli seal see Polygon, et need on nagu hästi palju erinevaid võrke. Ja kui sa nüüd saadad isegi, sest et paljudel keskkondadel on see, et Ethereum võib olla sul näiteks Ethereumi võrgus, ta võib olla Binance võrgus, ta võib olla seal mingisuguse muus võrgus. Ja nüüd ongi, kui sa saadad siis raha mingisuguse muu võrgu kaudu, kus sa tegelikult tegema peaks, siis see raha ei jõua kohale sinna, kus ta minema peab. See on sama nagu ütleme see, et sa tellid omale pakki beebipoest, tellid Itella automaati, aga annad Smartposti siis selle, Itella Smartpost on üks sama, Omniva siis mingisuguse aadressi annad ja lähed siis Omnivasse seda pakki vastu võtma. No tegelikult Smartposti võrgu kaudu saadeti ja Omnivasse see kunagi ei jõua. Et sama asi on siin, et kui sa saadad valest võrgust, siis see ei jõua kunagi saajana. Ehk siis on see, et alati kontrolli, mis võrku saaja kasutab. Et kui sa saadad krüptoraha kuskile või kellelegi, siis alati vaata veendu, mis võrgus on tema ja mis võrgus oled sina. Ja kui teie võrgud on erinevad, siis sa pead kõigepealt oma raha siis konverteerima. Sellised keskkonnad on olemas, kus saab siis neid ümber konverteerida sellesse õigesse võrku ja siis saatma sinna sellesse aadressile, kuhu sa tahad saata siis sellesse rahakotti. Siis ta jõuab ilusti kohale. Ja viimane, suurte summade hoiustamine kauplemiskeskkonnas. Et jälle üks viga, mida inimesed teevad, sest et kauplemiskeskkond on selline mugav. Inimestel meeldib ikka mugavaid asju nagu teha. Aga kauplemiskeskkond on, esiteks on see, et ta on tsentraliseeritud. See tähendab, sinul ei ole kontrolli selle üle, et kui midagi juhtub, kas siis keskkonnas endas juhtub midagi, siis saad sellest rahast ilma või siis neile ei meeldi see, mida sa teed, nad võivad siis su kontot blokeerida ja nii edasi. Ja ka häkkerid on olnud neid lugusid, kus häkitud erinevatesse kauplemiskeskkondadesse sisse. Õnneks need kõige suuremad on puutumata, nagu Binance'i see turvalisus on vist, ma ei tea, kui kõva see turvalisus seal on. Aga ikka, nad võivad otsustada, et näed, mingi asi neile ei meeldi on ja siis panevad su kontot kinni. Ehk siis selle asemel hoia kauplemisplatvormil ainult kogus, mida sa aktiivselt kasutad. Ülejäänud hoia offline, et kui sa kaupled, siis hoia seda offline
ehk siis oma rahakotis kuskil, kus sinu käes on täielik kontroll. Ja kui sa kaupled, siis see summa hoia seal platvormil, sellega kauple, kasum pane jälle kuskile kõrvale, et ära hoia suuri rahasid kauplemiskeskkonnas. Et see viga on ka, mida tehakse. Nii, ja siis viimane punkt, hoia eemale, et miks krüpto ohtlik tundub ja miks me seda väldime. Ja Indrek, sa tegid juba siin tegelikult selle koha pealt juba töö ära mul, et mul ei olegi siin väga midagi rääkida selle koha pealt just, aga üks teine asi tuleb veel. Ehk siis esiteks alateadlikud mustrid, et nagu Indrek juba mainis, me kardame seda, mida me ei tea. Et me ei karda ju pimedust, vaid me kardame selle, mis seal pimeduses on. Et see on meile alateadlikult sisse programmeeritud juba meie eellaste nagu poolt. Et kui sa oled näinud sellist multikat nagu Kruudid, seal minu eest oli väga hästi ära selgitatud, et nemad olid ainukesena ellu jäänud sellepärast, et nad ei olnud uudishimulikud. Et teised kõik olid surma saanud, sest nad olid uudishimulikud ja käisid nagu uurisid, mis maailmas toimub. Et nende jaoks oli kõik see, mis oli uus, teda ära puutu, et kõik, mis on tuttav, see on turvaline. Et ja sealt tegelikult ongi meil see programm nagu sees, et kõik, mis on tuttav, on turvaline ja kõik, mis on tundmatu, on ohtlik. Et isegi kui me nagu ei teadvusta seda endale, siis alateadlikult me hoiame sellest kõigest eemale, kuna krüptomaailm on nii uus ja nii võõras, siis ta tundubki nagu, et see on ikka nii ohtlik, sest me ei tea sellest midagi. Ja minu eesmärk ongi luua seda teadlikkust sellest krüptost. Et ma loodan, et sellest webinarist sa saad juba teadlikkust tunduvalt juurde, mis see krüpto on, et see ei olegi nii ohtlik asi, sest kui sa tead täpselt, mis sa teed, siis on nagu tegelikult vinks-punks asjad. Et sellepärast ongi, kui sa õpid teadma, siis sa saad sellega nagu hakkama. Ja kui me mõtleme seda, et kõik asjad, mis me esimest korda teeme, on alati algus ebamugavad. Kas või esimene suudlus võis tunduda algus siuke hirmu äratav, et mis siit nüüd saama hakkab ja nii edasi, et uus asi. Aga tegelikult on veel teine, siin on mul üks väike märksõna ka veel. Kõik, mis on uus ja tundmatu, on meile ohtlik. Aga tegelikult on teine asi veel, on ajupesu propaganda poolt. Eks meile tehakse tegelikult krüptoraha kohta ajupesu. Ja kes seda teeb? Enne kui ma räägin, ma ütleks sellist asja, et näiteks hotellid vihkavad Airbnb-d, sest Airbnb annab kontrolli inimestele. Inimesed omavad kontrolli. Siis videolaenutused vihkavad, enam ei ole videolaenutusi, ennem olid. Kui Netflix tuli, siis videolaenutused kukkusid koinal kokku. Et jälle, inimesed saavad kodus teha, neil kaob see kontroll ära. Taksofirmad vihkavad Uberit. Jälle, taksofirmad võetakse nagu sisstulek ära, nad ei oma enam kontrolli ja Uber on siis see, et inimesed saavad ise kontrolli enda kätte. Ja muidugi siis ka reklaamfirmad ja ka süsteem ise, see, kus me nagu elame, vihkab võrkturundust või otseturundust, sest seal on samamoodi kontrolli inimeste käes rohkem. Et võetakse ära see vahe nii-öelda lüli, sest reklaamiraha on üks suuremaid turusid, reklaamiturundus. Ja kui see nagu sisstulek ära võetakse, siis ongi see, et võrkturus on kõik, unustage ära, see on kõik halb, see on Ponzi, see on püramiid ja nii edasi. Ja krüptoraha täpselt samamoodi, riik ja pangad ei salli seda, sest et nad kaotavad kontrolli inimeste üle. Sest krüptoraha puhul on see, et inimeste käes on kontroll. Ja sellepärast näidatakse seda selles valguses, et hoidke krüptorahast pigem eemale, sest nad kaotavad muidu kontrolli. Et see on ka siis, et nüüd ongi see, et kas me usume seda, mis meile räägitakse, või me võtame selle julguse vastu ja vaatame, mis see tegelikult on. Et mis seal pimeduses siis tegelikult on, et kas seal pimedus on nii hull, kui meile räägitakse. Ja sellega olekski minu poolt kõik. Et aitäh! Aitäh sulle, Armin, et väga hea ülevaate andsid kogu selle krüptomaailma ilu ja valu kohta. Natukene ennem rääkisime küsimustest, aga meil on siin kogukonnas üks imeline naisterahvast nagu Shirley. Mul loodan, et täheldasin õigesti nime. Tema on väga suur krüptoraha ekspert ja ta väga paljudele küsimustele jooksvalt tegelikult juba vastas ära siin kommentaariumis. Super. Et aitäh sulle selle eest, et mul ei olegi väga hullult neid mõtteid üle. Saate veel järgi pidada seal kommentaarides ja mingid olulisemad asjad võib-olla et siis kus hoida kus rahakotis hoida offline'is. Siin vastati samamoodi, et Kirill kasutab Ledgerit samamoodi ise, et siis ükskord mälupulga taoline
offline niisugune rahakott. Et neid variante on päris palju tegelikult ja mõned märksõnad endal ka kirjutasin üles siis, et ülekannete osas täna nagu ka ütles siin Tõnis, et on olemas niisugune asi nagu, see on eestlaste loodud täiesti, minu arust on Bixpay on niisugune lahendus nagu Bixpay loodud, et on võimalik täiesti ülekandeid teha, eks nad vahendavad seda teenust. Minu arust on eestlaste tehtud ja mis ma siin veel üles kirjutasin, et krüptoraha siis minu arust ülekannete osas nagu just see kontinentide vaheline ülekande, et see on Ameerikast, Hiina või mis iganes variant, et seal ei ole neid piiranguid, igasugused mingi nädalavahetuse jamasid ja mingid täiesti jaburaid asju. Vahel tundub, et mul siin kodulaen on Nordea pangast tervitused teile, et nad veavad raha, tundub, et jala teinekord sinna teise linna või et see pool ja siis loomulikult need ohtudest, et nii-öelda private key ära kaotamine, et meil on siin ju LHV panga üks omanikest on siin suur lugu olnud ju aastaid tagasi juba, kuidas kaasati siis küll selgeltnägijaid, häkkereid, mäluinimesi ja keda kõike, et meelde tuleb private key'd, et seal vist on ikkagi miljonites ära ununud seda ja ka tegelikult siin väga lähedalt, ma ise Viljandist, et siin Viljandis isegi inimene ostis oma esimese krüpto, sama Dogecoini ja see kasvas vist, kui ma ei eksi, siis 3 miljoni peale, aga mida ei ole siis private key'd. Et selles mõttes neid lugusid on ikkagi väga palju olemas, et exchange'idele kui nii-öelda exchange'idele kui sellistele on võimalik nii-öelda neid parool taastada, et sa uuesti taastad oma nii-öelda tõestada oma isiku, et seal on, aga kui sa kasutad mingid offline või mingid arvutis olevad wallet'id, siis seal tõesti sul ei ole kellelegi lihtsalt seda tõestada. Ja tegelikult selles maailmas on nagu nii ulmelise variante täna isegi, ma tean, et sa saad võtta laenu krüptoraha tagatisele, et sa annad oma krüptoraha, nemad annavad sulle fiatid ja kusjuures on väga äge üks plaan, kuna teadaolevalt laenule tulumakse ega käibemakse ega selliseid asju ei rakendu, ehk siis on väga äge kontseptsioon, mis on loodud, kellel on suured krüptovarad, siis on võimalik osta selle eest nii autosid, majasid kui mida iganes. See on koht, kuhu ma veel ise nagu pole, kuna see ongi, see on nagu nii kiiresti liigub ja kõik see maailm on nii suur ja lai, et sinna selle laenu teemasse ma pole ise veel süvenenud. Ja, aga enamus küsimused siit said läbi käidud. Aitäh kõigile, kes siin esitasid midagi. Aitäh veel kord Shirlile, et vastas enamust küsimustele ära. Ma tean, Armin, et sul on tulemas ka tegelikult ju mingi päris põhjalik tundide pikkune selline mingi koolitusprogramm oli äkki kuskil 10 tundi või? Et võib-olla räägid 2 sõnaga sellest ka. Ma tulen koolituse programmiga välja. Me alustame 28. veebruar sellega. Ja seal ma käingi nagu üksi pulgi läbi, esiteks need samad asjad, aga veel detailsemalt ja mis ma ise näen selle krüptokursuse nagu kogu see väärtus peitub selles, et ma näitan täpselt samm-sammuliselt ära, mida teha, kus kohas. Et ei ole see, et lihtsalt nagu see teooria osa on ju, et näed, mismoodi krüptoraha toimib, mis on teenimisviisid, kuidas sa siin teed, mis see võrk on ja nii edasi, aga just see, et kuidas siis teha platvormil, on ju, et mida me võtame kasutusele praegu siis minu silme läbi kõige lihtsam, algajasõbralikum on meil Chains Invest rakendus, meie eestlaste enda oma, kus on hästi lihtne oma esimene krüptoost teha, et ongi pangaülekande sinna ja tal on see kasutajaliidus on hästi lihtne, et selle juhendid, kuidas nagu täpselt osta, müüa, mis asjad seal nagu on, siis sealt edasi MetaMask, mis on siis sinu isiklik rahakott, kus sul on siis täielik kontroll, kuidas seda siis kasutada erinevate detsentraliseeritud siis kauplemiskeskkondadega, täpselt kuidas neid tehinguid teha, siis Binance'i keskkond, kuidas seal nagu toimetada, nii edasi, et nagu platvormid ma ise nagu juhendan läbi, et mul on need videod on ju, kus ma siis samm-sammuliselt käin läbi, mis asi on, kus on buy, see ostu, mis on müük, kuidas osta niimoodi, et hind läheb kuskile maale, siis osta ja nii edasi, kõik nagu hästi sellised üksi pulgi puust ja punaselt ette ja seda kõike meie oma eesti keeles.
Ja see on väga suur väärtus, ma mäletan isegi, kui see MetaMask asju sai kasutama hakatud, et ei julge seda nuppu vajutada või noh, tihtipeale sai isegi mäletan, kui suuremaid summasid ikkagi sai kantud, siis saatsid 50 või $100 enne teele, vaatasid, kas läheb kohale, et kas oli kõik ikkagi õige, sest siin on ju mingitel on küll tag'e on vaja lisada ja mida iganes, et see on neid variatsioone on nii palju. Sa võid öelda küll, et mine sinna MetaMaski, pane see connect'i see ära ja siis pane asjad sisse. Aga kuidas see siis ikkagi täpselt käib, et tihtipeale on meil vaja seda käe hoidmist, et näed, just vajuta nuppuga siia, vajuta sinna ja siis vajuta seda ja ära siis seda unusta. Et kõik need asjad see tegelikult üle käib ja noh, siis, väga, jah. Et no, ongi seesama see pimedus teha nagu võimalikult valgeks. Et ongi, sest et kui sa lähed teooria pealt ise tegema, siis sa oled ikkagist pimedusse, kompad pimedusse, sa ei tea täpselt, mis see on. Aga just ongi, ma toon selle valgust sinna pimedusse, näitan nagu ette, kus on mingid asjad. Et ära siia astu, siit saad ilusti mööda ära minna. Aga väga hea vana tuttav ja sõbrana tean, et sa oled selline inimene, kes väga palju tahab tagasi anda, et sul on tegelikult see oma kursuse, väga sisuka kursusel oma hind on ju, ja sul on tegelikult ka Market Hackers Estonia inimestele mingisugune pakkumine, kust on võimalik seda saada palju soodsamalt, et mis see nii-öelda, kuidas sa hinnastad seda või kuidas see väärtuspakkumine on? Indrek tuli minu juurde, laskus mu ette põlvil, ütles, et palun anna mu inimestele võimalikult hea soodushind. Siis ma vaatasin tema pisaras silmi ja mu süda läks väga hellaks ja ütlesin, jah, Indrek, sa saad selle. See tegelikult oli välja mõeldud. Aga ja, 79 € on muidu kursushind, mis tegelikult juba ise on minu arvates arvestades seda, mis seal sees on väga hea hind. Sest kuna ta on täitsa nagu start, on ju, ma alustan sellega, siis mina usun ise, et see hind ei jää üldse sinna. Et see hind läheb üles sealt. Aga sellest hinnast ka veel Market Hackersi siis Indreku siis need jälgijad kõik saavad 20 € veel alla. Ehk siis 59 oleks see hind. Seal on suurusjärgus umbes 10 pluss minus tundi materjali, ma saan aru. 10 pluss tundi materjali on seal, jah. Ja, et kui ma vaatan ise, olen siin koolitusi asju ostnud, siin on kõik sadades ja seda võid tunni aja eest maksta sadu ja sadu eurosid informatsiooni eest, aga saada 10 pluss tundi käe juhatamist ja step by step samme 59 € eest, no ma ei tea, take my money. Et näeme igal juhul seal kursusel. Nii et kui ma ei tea, kuidas sind leida saab või kuidas pöörduvad otse siis sinu poole või saad ka ilmselt info minu käest? Ma annan sulle lingi, on ju, sa saad panna linki üles ja ma teen teile eraldi sooduskoodi, et seal on, kui sa seda ostu sooritad, siis sa saad panna sooduskoodi. Ma arvan, see tuleb Market Hackers tulebki et selleks koodiks, aga ma saadan Indrekul täpselt, mis ma sinna panen ja siis ta saadab teile selle sinna. Panen selle siia. Ja siia sama selle video alla, link koos sooduskoodiga täiesti avalik, kõik saad kasutada ja kuupäev oli siis meil 28 veebruar, mis on juba tegelikult ukse taga, nii et kiirustage. Yes. Aga ma arvan, et tõmbame siit otsad kokku. Mina tänan sind, Armin, selle hea ja väga nagu põhjaliku tegelikult sissejuhatuse krüptomaailma kui sellisesse ja see on ainult selline väikene ukse praotamine sellesse tohutult suurde ja kiiresti areneva maailma, nii et kindlasti oodake seda linki siia alla ja võtke oma Arminiga ühendust, et saate kindlasti väga palju väärtust sealt. Nii et aitäh veel kord sulle ja et tulid meile siia. Ma ühe asja võib-olla ütleks ära veel, sest et siiamaani olnud natuke probleeme inimestel sellega, selle makse puhul on see, et mul ei ole veel nagu pangakaardi makset ühendatud, seal on vaja ülekanne teha, et kui sa seal registreerimist teed, siis enne kui sa vajutad kinnita, siis enne seda on seal need andmed, panga ülekande andmed, et tee see nagu ennem ära ja siis vajuta alles kinnita, sest muidu sul see info läheb nagu sealt kaduma ja sa pead uuesti sinna samasse kohta minema. Et praegu ma olen nagu täheldanud seda probleemi. Ma vaatan, mis lahendust ma sellele leian, et see probleem saaks lahendatud ilusti. Selge, ma arvan, et saame hakkama sellega ka. Aga igal juhul suuremad tänud sulle ja aitäh Market Hackers Estonia. Loodan, et saite siit mingit väärtust, õppisite midagi uut ja enam ei ole teil nii suured hirmud krüptomaailma siseneda. Aitäh kõigile. Aitäh sulle ka, Indrek. Aitäh. Olge sama ägedad edasi. Tšau, paka.